Tere kõigile! Järjekordne nädal Euroopa Parlamendis on läbi saanud. Olime Strasbourgis, kus oli Euroopa Parlamendi plenaaristung ja ma arvan, eelmise nädala märksõnaks võiks lugeda Ursula von der Leyeni kõnet, metsastrateegiat ja rohepööret ehk taastuvenergeetikat. Ursula von der Leyen pidas oma järjekordse kõne olukorrast Euroopa Liidus. Tema aukülaline oli Ukraina esimene leedi proua Zelenska, kes istus kõne ajal saalis. Ma jälgisin teda, oli näha, et see ei olnud talle kerge, vahepeal ta võitles pisaratega, vahepeal tundus, et ta tundis oma riigi üle ka väga suurt uhkust ja ma arvan, et ta tundis ka tänutunnet selle eest, kui palju Euroopa Liit ja üksikud liikmesriigid on Ukrainat aidanud ja loomulikult oli tal väga hea kuulda, et see abi ja toetus jätkuvad. Jätkuvad rahaline toetus, poliitiline toetus, majanduslik toetus nii kaua, kuni Ukraina võidab ja ka siis, kui Ukrainat tuleb hakata üles ehitama. Võib-olla see oligi üks peamisi sõnumeid, mis Ursula von der Leyeni kõnest kõlama jäi. Loomulikult rääkis ta ka Euroopa Liidu siseteemadel, energiahindadest, rääkis natukene ka rohepöördest, võib-olla mitte nii palju sotsiaalteemadel, kui oleks tahtnud kuulda, aga see oli ka sõjaaja kõne, nii et mõnes mõttes on see ka arusaadav. Rääkis demokraatiast ja eelmine nädal on märgiline ka selles mõttes, et Euroopa Parlament ütles selgelt välja, Ungari ei ole enam täisväärtuslik demokraatlik riik. Valus, aga niimoodi arvavad Euroopa Parlamendi saadikud valdavas enamuses. Ungari peab tegema oma järeldused, kui siiamaani ei ole piisanud erinevatest menetlustest, juriidilistest menetlustest ja resolutsioonidest, siis ilmselt on aeg hakata rääkima rahal, ehk Ungari jääb ilma oluliselt nendest rahalistest vahenditest, mida Euroopa Liit on siiamaani Ungarile eraldanud. Mis puudutab metsandusstrateegiat ja taastuvenergeetikat, siis ka need hääletused olid väga keerulised. Läbirääkimisi pidasid 2 komisjoni, ühelt poolt keskkonnakomisjon, teiselt poolt tööstuskomisjon ja juba neil oli raske leida kompromisse. Nii et lõpuks kompromiss saavutati nii nende komisjonide vahel kui ka Euroopa Parlamendi suurimate jõudude vahel, kelle hulka kuuluvad Rahvapartei, sotsid ja Renew ehk siis vaste meie Reformierakonnale ja Keskerakonnale. Kas ja mismoodi hakkavad need dokumendid edasi elama, selgub läbirääkimistel, sest need ei ole kivisse raiutud, nad väljendavad Euroopa Parlamendi seisukohti. Euroopa Parlament on alati olnud mõned sammud valitsustest ees ja ma julgen öelda rohelisem ja rohkem metsanduse ja keskkonna poole kaldu kui valitsused. Kuidas hakkavad minema Euroopa Parlamendi läbirääkimised valitsustega, seda näitab aeg. Selline oli eelmine nädal Euroopa Parlamendis. Sellel nädalal lendan ma Gruusiasse, kus juhin Euroopa Parlamendi ja Gruusia parlamendi assotsiatsiooni komiteed. Ka sellest räägin teile juba järgmine kord. Kõike head, olge terved ja kohtumiseni!